Sel suvel heidan mina enda rubriigiga pilgu toidutööstusesse ja vaatan, kust kohast tuleb toit. Ning täna olen ma jõudnud lihatööstusesse. Hirm on alati. Hirm on katku ees, hirm on sellise määramatuse ees, hirm on võib-olla ka teatud mõttes irooniaga öeldes poliitiliste otsuste ees, et sellist määramatust ja ebakindlust on palju. Eelmisel aastal said Eestis mitmed seafarmid pihta Aafrika seakatkuga. Selle tagajärjel tuli hukata üle 60 000 kodusea. Seakasvatust Aafrika seakatk endiselt mõjutab, et uus suvi on ju nüüd kätte jõudnud. Meie enda poolt teeme endiselt kõik ja meil on kõrgemad võimaliku bioohutusnõuded, et seda seakatku meie farmides vältida. Aga endiselt on murelikuks see, et riigil ei ole pikaajalist plaani ega ka tagajärgedega tegelemise mõtteid, et seda ootaks rohkem. Kui me vaatame Eesti isevarustatuse statistikat, siis on väga selge vastus ja väga kiire vastus see, et see mõjutab väga oluliselt. Kui sealiha puhul me varasemalt saime rääkida 65-70% isevarustatuse tasemest, siis ma arvan, et eelmise aasta suve juhtumid on arvatavasti kukutanud selle isevarustatuse taseme võimalik, et isegi 50 ja alla selle protsendi, mis tähendab seda, et sellised juhtumid väga väikesele Eesti riigile omavad väga suurt mõju. Lihatööstuses on laual palju küsimärke ja ebakindlust. Üks, mis aga on kindel, on see, et eestlased on endiselt lihausku. Eestis söödi hinnanguliselt 2024. aastal kokku 107 600 tonni liha. Kõige rohkem süüakse Eestis sealiha. Inimese kohta suisa 42,4 kilo aastas. Linnuliha söödi 27,6 kilogrammi, veiseliha 7,9 kilogrammi. Lamba- ja kitseliha tarbimine on pigem väike ning jääb 0,5 kilogrammi juurde inimese kohta aastas. Kui me nüüd statistikat vaatame, siis loomulikult sektoril võib-olla kõige paremini ei lähe, et vaadates mahuindekseid, siis oleme sisuliselt aastas 2021 ja võib-olla isegi pisut alla selle. Selle aasta esimesed numbrid näitavad seda, et nõudluse pool on tagasihoidlik, tarbijate eest tuleb kõvasti võidelda, tarbijate kindlustunne on küll aasta alguses pisut tõusnud, aga teises kvartalis on näidanud taaskord languse märke, nii et elame sellisel huvitaval väljakutsete rohkel ajal. Lihatoodete hind on võrreldes eelmise aastaga 1,8% kasvanud. 5 aasta tagusega võrreldes on hinnatõus olnud aga 53,9%. Maksutõusude taustal on viimasel ajal palju juttu olnud sellest, et tarbija ostab poodi minnes järjest rohkem sooduskaupa. See tarbija käitumine annab eriti valusalt tunda lihatööstuses. Ja võib ka näiteks tuua selle, et viimaste aastate jooksul on kampaania osakaal ehk siis kampaania hindadega müüdavate toodete osakaal ligi 60%. Tooted pakendatakse lihatööstuses enamasti plastpakenditesse. Ka nende kättesaadavus on seoses Hormuzi väina sulgemisega keerulisem. Maag-Eesti tooraine tuleb nende enda loomafarmidest, mistõttu selle tarneahelaga nii suuri probleeme ei ole. Kui nüüd rääkida nagu teistest tarnijatest, meil on ka näiteks sellised erinevaid maitse- ja lisaainete tarnijaid ja pakendimaterjalide tarnijaid, siis nendega tõesti nagu hetkel need erinevad poliitilised pinged on tekitanud olukordi, kus meil on tarneajad oluliselt pikenenud, kus meil on hinnatõusud olnud väga drastilised ja suured, et selliseid asju tõesti tuleb ette. Statistikaameti andmetel oli 2025. aasta lõpu seisuga Eestis kokku 234 200 veist, sealhulgas 84 800 piimalehma. Sigasid oli 197 800 ning kodulinde 2 252 900, kellest enamus olid kanad ja kuked. Nõo lihatööstuses toodetakse nädalas kuni 200 tonni liha ja lihatooteid. Pühade ajal, nagu jõuludel või jaanipäeval, kahekordistuvad lihatarbimise kogused. Ainuüksi eelmisel aastal toodeti Maag-Eestis kokku 50 miljonit kilo tooteid ja ükskõik kui rasked on ajad, investeeringuid ei saa peatada. Selle aasta kõige suurem investeering oli meil kindlasti lihapatoonide tootmisliin, et see läks meie ettevõttele maksma üle 1 000 000 euro ja me tõime lihatoodete kategooriast täiesti uued tooted turule. Liini ostmise me tegelikult arvestasime seda, et me võtaksime 3 korda võimsama liini, kuna tahtsime antud toodetega minna ka eksportturgudele, aga tänaseks päevaks on kahjuks olukord või õnneks tegelikult olukord selline, et me 3. kuud ei suuda täita ka koduturu vajadusi nende toodete osas. Sille Villemi sõnul on Eestis ka kasvutrendis kanaliha tarbimine ja kui rääkida maitsest, siis eelistavad eestlased tihtipeale ikkagi seda vana ja head tuntud marinaadi.
siiski on maitsed ja lihatoodete retseptid ajas muutunud. Üks asi on kindlasti, millest ma tahaksin rääkida, on see soolasisalduse vähenemine. Et sellega me oleme ise ka 15 aastat väga palju tööd teinud ja toodetes 30–50% tegelikult seda soolasisaldust vähendanud. Ja ütleme, et need tooted, mis 15 aastat tagasi nagu turul olid, et neid tõesti paljud praegu süüa üldse ei suudaks, sest seal on nii soolased. Minul on sel aastal olnud au proovida, kui suur see 15 aasta taguse retsepti ja praeguse vahe on. Siin on siis soolasem, siin on mahedam. Kõigepealt tuleb mahedamast alustada, mulle juba anti vihjeks, sest muidu ei saa võib-olla enam pärast aru, kui mahe on. Sool on ju tunda küll. Kui keegi poleks mulle öelnud, et see on mahe või mahedam variant, siis ma ei olekski arvanud, et see on mahedam variant, aga vaatame siis, mis see soolane veel teeb. Siia oleks kohe klaasi vett juurde vaja, vist see on tõesti, see on päriselt soolane. Järgnevatel aastatel on eesmärgiks veelgi toiduainetes suhkru ja soolasisaldust vähendada ja kuigi toodete maitse on tähtis, jäävad lihatööstuse suurimateks väljakutseteks loomade haigused, ebakindel majanduskeskkond ja tarbijate nõrk ostujõud.